Nii, peatreener Indrek Ruut. Rõõm on siin sind näha taas, et teha üks väikene hooajaeelne intervjuu, et siis saada hetkeolukorrast ja üldse sellest elust siin väike ülevaade. Et küsingi algatuseks kohe, et kuidas on tunne olla tagasi esindusmeeskonna peatreener siis pärast kõiki neid aastaid? Ma ei tea, kas see nüüd kurvastab kõiki või rõõmustab kõiki, aga ei ole nagu mingit erilist tunnet, et ei ole nagu, no ma arvan, see tunne oleks oluliselt teistsugune, kui esindusvõistkond oleks Eesti-Läti liigas ja ma oleks selle võistkonna treener, aga et suures pildis ju mina mängin siis 3. hooaega juba esiliigas Rapla poistega, et selle koha pealt mingit erilist tunnet ei ole, et võib-olla selle koha pealt on tunne teistsugune, et võistkond on väga teistsugune, et ja ka minu jaoks uus, et eks hakkame vaikselt minema ja vaatame, kuhu me selle asjaga siis jõuame. Ja võistkonnast just olekski nagu järgmine küsimus, et kui sa selle rosterile nüüd otsa vaatad materjalile, millega me siis peame siin esiliigas müdistama, siis kuidas sulle tundub, et on seal seda potentsiaali, et siis seal kõrges mängus sees olla? No ma ei tahaks nagu mingit, ma ei tea, Eesti koondis oli hea näide minu meelest Riia EM-il just, et ajasime ootused nii kõrgeks, et ma ei tea, eesmärgid 8 hulka saada ja lõpuks vist täna vaatasin, et Eesti koondis sai järsku 19. kohale. Et kuidas seda nüüd öelda, et materjal on muidugi olemas selleks, et mängida suurt mängu, aga kunagi ei tea, sest mis siin esiliiga hooaeg toob, et enamus võistkonnast mängijad ikkagi käivad tööl, on niinimetatud asja armastajatest korvpallurid. Võib-olla ei saa töökohustuste pärast vahel tulla, haigused, vigastused, me ei tee igapäevaselt trenni, meil ei ole täisteenindust, et kõik võimalused on olemas, et sekkuda suurde mängu, aga tõmbaks ka selles mõttes võib-olla natuke nagu hoogu maha, et kõik võimalused on ka selleks, et me võib-olla kaotame veerandfinaalis, et kahjuks see sport on selline. Nii on. 2 hooajaeelset mängu ikkagi sai ka peetud ja mingisuguse ülevaate see tõenäoliselt äkki siis sulle andis või kas andis või mida sa võtad kaasa nendest hooajaeelsetest mängudest? No ma lähen nagu kaugemale võib-olla kõigepealt, et tegelikult selle võistkonna komplekteerimisel oli meil nagu peamine eesmärk see aasta see, et koondada nii palju kui võimalik nagu Rapla poisse või Rapla taustaga poisse siia võistkonda, et ma ei tea, kuidas sa ise tundsid siin eelmised hooajad, et minul oli sihuke eelmine hooaeg ja võib-olla juba üle-eelmine hooaeg sihuke tunne, et meie see fännid ja see kohalik kogukond natuke nagu igatses sellise nagu Rapla oma kossu järgi, et mingi ring nagu sai täis ka nagu korvpalli mõttes, et ja me seadsime nagu endale mõnes mõttes ambitsioonika plaani, et nii palju kui võimalik nagu Rapla poisse siia võistkonda saada, Rapla taustaga poisse ja proovida siis nendega võtta see, mis võtta annab, et kahjuks või õnneks need Rapla poisid, kes meil on kõik hästi paljuski sarnased mängijatüübid. Et korvpall kahjuks koosneb või õnneks jälle koosneb erinevatest mängijatüüpidest, alates mängujuhist kuni, ma ei tea, ääremängijad, suured jõulised ääremängijad, keskmängijad ja nii edasi, et täna see võistkond kokku pannes selgus, oli teada ka juba enne tegelikult, et meil on põhimõtteliselt kõik on nagu siuksed natuke pikemad ääremängijad, et selles mõttes need niisugused nagu valukohad või siuksed ohukohad olid ka nagu teada nagu enne hooaega, juba enne neid mänge ja kõik, mis siin nüüd peale hakkab see nädal, et ja nüüd tulles sinu küsimuse juurde, et mida need kontrollkohtumised, 2 tükki, mida me mängisime, siis näitasid, eks nad näitasidki seda, mida me nagu võib-olla kõige rohkem kartsime, et natukene oleme haavatavad korvi alt võib-olla täna, et meil ei ole siukest üle 2 meetrist suurt pulli jõujäära võtta sinna, Gustav Põldaja küll on väga tugev, aga võib-olla mitte nii pikk. Et me peame nagu tööd tegema eelkõige niisuguse iseenda ka vaimse poolega, et mitte kinkida vastastele lihtsaid punkte ja mitte minna selle emotsiooniga kaasa ja ehk ma arvan, et kes meie mänge nägi, saab aru, millest me räägime, et mõlemas mängus me kinkisime läbi tehniliste vigade siis vastastele lihtsaid punkte ja ühesõnaga natuke lasime ennast rivist välja viia teatud olukordades. Et ühesõnaga on, mille kallal tööd teha.
aga üldises plaanis see ettevalmistus hooaja mõistes, kuidas sa tunned, et on see sujunud sinu nägemuse järgi nii, nagu sa seda ette nägid või on seal ka mingeid vajakajäämisi? Ei no mis vajakajäämisi, ma olen seda nüüd vist juba siinpool ja sealpool rääkinud, et minu jaoks olukord uus, rääkisin ka mängijatele seda. Ma olen olnud küll üle 20 aasta treener, ma olen olnud erinevates situatsioonides, aga nii imelik, kui see ei tundu selles situatsioonis, kus ma see hooaeg olen ma esimest korda. Ehk see reede on meil see esimene ametlik mäng, et võib-olla ka täpsustuseks öelda, et tegelikult ametlik hooaeg algab siis nädal hiljem. Et meil on see esimene mäng see reede Emuga Tartus, et kuna õigel päeval Emul oli vist saalis mingi üritus ja siis see mäng, otsisime küll erinevaid võimalusi, kuidas seda olukord lahendada, aga ei leidnud muud lahendust, kui see mäng siis tuua nädal aega varasemaks. Et ma lohutan ennast sellega, et väga suure tõenäosusega paljud esiliiga võistkonnad alustavad hooaega, ma arvan, suht sarnaselt tasapinna pealt. Eks me peamegi step by step nagu edasi liikuma, kui me tulen korraga eelmise 2 hooaja peale, siis me alati nagu lootsime, kui me eelmise hooaega mängisime nagu noorte poistega esiliigat, siis me alati nagu lootsimegi selle peale, et me oleme nagu rohkem trenni teinud, et me juba teeme terve suve trenni, et need tulid võib-olla seal septembri alguses kokku, et nüüd proovime hooaja alguses kohe nad üle joosta, et nüüd me oleme nagu aastane edasi läinud, me oleme ise täpselt teistsuguses olukorras, et proovime nagu iga mäng step by step paremaks minna ja kasvada nagu koos, et selles mõttes, et siin ei ole küsimus ainult mängijates, küsimus on ka minus, et me peame kõik nagu arenema ja kõik selle olukorraga kohanema ja proovime, ütlen siis juba 5. korda, et proovime siis maksimumi sellest asjast võtta. Eesti liigast nüüd samm alla tulles, et mulle nagu, ma ei tea, võib-olla see minu isiklik tunnetus, aga kuidagi mulle tundub, et selles esiliigas me oleme võib-olla mingil määral natuke kõrgendatud tähelepanu all, et kuidas sa tunned, kas sellest tulenevalt see lisab ka mingit lisapingeid või kuidagi peame kuidagi eriti täpselt viskama ja jooksma? No kindlasti lisab, et ja siin ongi see punkt, et ma ei tahaks nagu ise neid pingeid juurde panna, et las need teised siis kaagutavad ja panevad meile neid pingeid, et proovime ise nagu enda asja juurde jääda. Et esiliiga, kindlasti ta ei ole nii atraktiivne kui Eesti-Läti liiga, me saame sellest kõigest aru, aga minu meelest, ma olen seda siin ka ühel hooaja lõpu peol vist öelnud, et ma olen nagu mõnes mõttes armunud nagu esiliigasse, et minu meelest selles esiliigas on niisugust omamoodi niisugust nagu üldse mitte nagu valesti aru saada, palun, et niisugust maa romantikat või kuidagi ta on nagu niisugune lihtne, niisugune nagu konkreetne, natuke must, natuke robustne, natuke võib-olla kehakaalud suuremad mängijatel, tas on nagu mingi väga selge oma romantika, et ma olen ka siin Rait Rivolanega eelmine aasta vaielnud, et kui lihtne või kui raske on esiliigas mängida, et me treeneritena ka ise ma nagu kunagi võib-olla arvasin, et davai, et mine põruta seal esiliigas 20 ja näita, kas sa suudad või oled kõva mees või ole, et tegelikult see ei ole nagu lihtne, et esiliiga on nagu, ma tõmbaks nagu 8 selle esiliiga nagu niisuguse taseme või atraktiivsuse või selle surve ka, et ühe külje pealt seal on hästi palju selliseid mängijaid, kes siis tulevad nagu ülevalt alla, kes tulevad ka Eesti-Läti liigast ja nii edasi, neil on see kogemus, neil on see, ma ei tea, mis iganes, võib-olla nad ka ise loovad omale neid pingeid, arvates, et nüüd esiliigasse tulles, et mis siin on, panengi iga mäng 20. Aga see ei ole nii lihtne, üsna ruttu saadakse aru, et võib-olla võistkonnakaaslased ei ole nii kvaliteetsed kui eelnevatel aastatel, mis teeb selle olukorra raskemaks, keerulisemaks mõnes mõttes. Kohtunikud lasevad ka mängida jõulisemalt, et ma mäletan nii hästi, kui Sven Kalder siis esimest aastat mängis esiliigas Tartu Rocki eest järsku, siis ta nagu vangutas ikka pead, et nagu kui paberundis käid läbi, kui käid esiliiga mängus, ja teine pool on siis need noored mehed, et kelle jaoks minu meelest see esiliiga on nagu hästi selline nagu ma ei ütleks, et sa pead seal palju punkte viskama, aga kui sa seal ellu jääd, siis on võimalik nagu edasi liikuda, et seal ei ole nagu noorel mehel nagu lihtne mängida, et kahel põhjusel, esiteks see mängutase, see jõulisus, see füüsilisus ja teiseks paratamatult sa pead nagu ellujäämise nimel ka selle riietusruumi elu ja siis selle nagu kogu selle muu eluga nagu kaasa minema ja kaasas käima, et kui ütleme, et ta võib-olla ütleme siis otse välja, et küll seal võib-olla siin noritakse, ma ei tea, kiusatakse nagu mitte halvas mõttes, aga
nõudmised on teised kui noortemängudes ja nii edasi, et on nagu, et on igas mõttes nagu mu vastus võib-olla valgus nüüd veits laiali, aga need pinged on nagu igas mõttes nagu olemas nii nendel meestel, kes siis tulevad ülevalt alla ja need pinged on olemas nendel meestel, kes tulevad alt ülesse, et ühesõnaga ta on hea sihuke eksam ühelt poolt ja teiselt poolt. Seega sihuke üldiselt liiga taset pead sa ikkagi pigem nagu heaks esiliiga mõistes, siis seda pinget ja sibinat-säbinat on seal ikkagi kuhjaga. No ta on nagu omal tasemel, ma julgeks isegi väita, võib-olla kõige sihuke füüsilisem ja agressiivsem liiga Eestis, et ma olen seda näidet ka toonud, et kes korvpalliga vähegi seotud on, saavad sellest aru, et iga liiga, nagu mis läheb tasemelt kõvemaks, muutuvad kehad suuremaks ja tugevamaks, et Eestile juba teises liigas me näeme praktiliselt ei üldse 2-meetrised mängijad, esiliigas võib-olla mõnda me näeme, võib-olla mõni mees hakkab nagu teises suunas 2-meetriseks minema, ütleme, läheme Eesti-Läti liigasse, seal on juba väga palju selliseid suuri mehi, siis meil tuleb, me mäletame kõik, tuleb Prometheis ja Rapla saali, jääb kuidagi õhku väheks ja kitsaks, et need mehed on veel kuidagi poole suuremad, siis me käisime seal Riias, istusime seal 3. reas ja vaatasime seda Serbia võistkonda, mõtlesime, kurat, kuidas need mehed seda kossu mängivad. Ja siis me lähme veel seda NBA mängu vaatama ja siis need mehed on veel poole suuremad, et esiliiga kindlasti ei pretendeeri, seal ei ole nagu nii suuri kehasi, seal ei ole nagu nii suured kiirused, seal ei ole kindlasti võib-olla nii palju mängus ja seal ei ole nii palju seda taktikat, kui on nendes kõikides järgnevates liigades, aga esiliiga see tase, ma ei tea, kas ma suudan seda kuidagi selgeks teha inimesele, kes ise ei mängi korvpalli, et see tase on nagu tegelikult nagu selles omas mahlas nagu väga sihuke tihe ja tuminena ja seal ei ole nagu midagi nagu lihtsat ja kerget ja seal on niisugust kuna ma olen seda Eesti-Läti liigat juba nii palju nagu kõrvalt näinud, siis ma ei leia nagu õigeid sõnu, kuidas seda nagu esiliigat kirjeldada, aga nagu ma ütlesin, tas on see oma mingi romantika, seal on oma mingi füüsilisus, seal on oma niisugune närvilisus, ta ongi nagu täiesti nagu oma eraldiseisev väga nagu äge liiga minu meelest. Pole jah, just siis võib-olla äkki nii steriilne kui... No just, et see steriilne ongi võib-olla õige sõna, et ongi niisugune natuke must, natuke räpane, mölisetakse rohkem, harjutakse rohkem, kõike nagu rohkem, nagu mõnes mõttes. Mitte kvaliteeti nii palju. Just. Mis see mängustiil meie satsil võiks olla, mida sina tahaksid platsil näha, mis seal toimub, mis on see siis, millega me siis sõudma hakkame siit seda paati? Hästi moodne oleks nüüd öelda, et tahame hästi kiiret ja atraktiivset ja lahedat mängu mängida, kõik publik tuleb, vaatab, naudib, et ma ütlen ausalt, et eks me ei ole täna, ma ei tea ise ka täna, selles mõttes, et suhteliselt ebatraditsiooniline koosseis, nagu ma ütlesin, et meil ei ole võib-olla klassikalisi pikki mängijaid, päris palju on selliseid viskajaid, võib-olla ka mängijaid, kelle naturaalselt, kes ei ole nagu naturaalselt sellised nagu kaitsemängijad, pigem nagu ründemängijad, eks me otsime ja proovime leida selle hea nagu oma tee siin nagu nädalast nädalasse, et praegu mingid mõtted on, kindlasti ka, oli ka täna plaanis Kustasega pikemalt rääkida, Kustas jäi haigeks kahjuks. Et loodame, et reedeks siis on terve, et on mingid mõtted ja kuidas seda nagu kohandada meile nagu mugavaks, kuidas me saaksime enda nagu trumbid kõige paremal moel välja mängida, aga mul ei ole sulle täna niisugust mingit väga konkreetset musta ja valge vastust, et me nüüd hakkamegi nii mängima, et ma arvan, et esimesed paar kuud, kuna see võistkond on suhteliselt palju kokku klopsitud, jah, me oleme küll Rapla mehed, enamus, et siis Markus Einagro on ainuke mängija, kes ei ole otseselt Raplast, aga nii naljakas, kui see ka ei tundu, siis ega selles koosseisus täna väga palju Rapla mehi ei ole, kes oleks ennem koos mänginud. On siin-seal kokku puutunud, et Sven ja Marek võib-olla mänginud mingil määral koos ja kui Marek oli noorem ja eelmine aasta siin mingid mängud ja nooremad on omavahel rohkem koos mänginud, aga me ei ole selline kokku mänginud Rapla meeste punt täna, et kui ma siin ühes intervjuus nimetasin Pärnut, heas mõttes Rosoljeks, Pärnu siis Eesti-Läti liiga võistkonda Pärnut,
et siis me oleme ise samasugune Rosolje praegu. Ja sellest Rosoljest rääkides tegelikult edasi ongi selgelt ilusti-kenasti kaasatud siis ka päris mitmed noormängijad meile sinna, et millisena sa nende rolli näed, et tublid poisid tunduvad kõik iseenesest peale vaadates? No ei ole saladus, et meil on praegult Raplas nagu noortega või ütleme noortega, kes on nagu vanemates vanuseklassides, on nagu raske seis. Neid on meil vähe, erinevatel põhjustel on teatud augud sisse tekkinud. Täna on meil võistkonda siis kaasatud, või nüüd eksida, järsku nimekirjas on üles antud 6 noormängijat, kellest 2 on siis 18-aastased ja ülejäänud on juba siis nooremad, enamus neist mängivad kas siis U16 või esimest aastat U19 meistrivõistlustel. Olen ka tänases intervjuus korduvalt nagu öelnud, et esiliiga on selline must, füüsiline, jõuline liiga, et see ei ole nende poiste jaoks kindlasti nagu lihtne liiga. Et mõnes mõttes just Tom Kaldrega pärast seda eelmist kontrollmängu rääkisime, et mõnes mõttes oleks selle noormängijal isegi Eesti-Läti liigas lihtsam mängida. Et sul on kõrval nagu paremad, kogenumad mängijad, võib-olla sinu pealt aidatakse rohkem, saad neid võimalusi isegi rohkem mängus, et see esiliiga ühe külje pealt on nagu hea karastus, mehisuse karastus võib-olla rohkem, ja teise koha pealt on nagu raskem koht, kus nagu neid esimesi samme teha korvpallis. Et Joonas Kruusimägi ja siis Gregor Tammik, kes on 2 vanemat, kes on juba 2 aastat esiliigas mänginud, neil peaks nüüd olema see ettekujutus olemas. Nende puhul ma ei taha küll täna väita, et nad on verinoored või nad ei tea, kuhu nad on kukkunud. Et nemad peaks kindlasti nüüd olema sellel hooajal sellised mehed, kes suudavad anda väärtuslikke vahetusminuteid, et ma kindlasti ei pane neile kohustust, et nad peaksid nüüd 20 punkti viskama või 15 punkti viskama või kui tore on, kui mõni mäng välja tuleb. Joonasel minu teada nii eelmine aasta kui isegi üle-eelmine aasta tuli nii mõnigi mäng siuke välja, kus ta viskas üle 10 punkti, et tahaks oodata neid mänge rohkem. Aga nende puhul siis eelkõige just see, et et nad oleks kindlalt rotatsioonis sees, ma saan neid kindlalt väljakule panna, et kes vähegi treeneri tööd on teinud, saab nagu aru sellest mõttest, et kas ma panen nad julgelt väljakule või pane julgelt väljakule või mida iganes, et täna nad on mõlemad selles rollis, kus ma tahan neid kindlasti väga iga mäng kasutada. Ja nüüd peavad ise mehed olema, et sellega nagu hakkama saada, et võimaluse nad kindlasti saavad. Nüüd ülejäänud noored on siis sisuliselt esimest aastat. Norman Nurmsoo küll eelmine aasta mõned minutid sai, kindlasti mõned mängud sai, aga ülejäänud on siis kõik, kes pole sisuliselt, ma arvan, minutitki sellel tasemel mänginud. Ja eelkõige on siis nagu 2 mehelt, Tom Laurimaa ja Villem Suuroja, kes on mõlemad U16 poisid, mõlemad on mängujuhid. Et meil täna nagu meestevõistkonna juures on nagu 1 põhikohaga mängujuht, Tom Kaldre. Et siis üks nendest noortest hakkab siis iga mäng kindlasti ka oma nagu minuteid saama ja eks nad siis peavad omavahel seal võitlema, rabelema ja kaklema hakkama, et kes need minutid nagu suuremal või vähemal määral omale saab, et mõlemad, et esimest kontrollmängus Tom Laurimaa sai, kui me mängisime Reinar Alliku vastu, sai oma minutid kätte, et oli päris tubli, et polnud häda midagi, et midagi pekki ei keeranud, et otseselt. Ja teine mäng oli nüüd niisugune halb olukord, kus me selle Läti ülikooliga mängisime, et Tom Laurimaal oli väike seljaprobleem, et ei saanud teda kasutada ja Villem Suurojal siis oli vahetult enne meie mängu oma vanusega U16 mäng Raplas, et ei hakanud teda siis piinama sellega, et tõmbab kohe teise mängu otsa, et see mäng mängisime ilma nendeta, aga kindlasti juba see reede üks neist tuleb Tartu kaasa ja saab omad minutid kätte. Teised ülejäänud siis selles mõttes on natuke raskemas olukorras, et peavad mõnes mõttes lootma selle peale, et Sven Kaldre ennast kuskil ära tõmbaks või haigeks jääks või et saaks omad minutid või mõni teine vanem mängija, aga eks neil ole raske nagu sellel hooajal neid nagu tavakonkurentsi olukorras oma minuteid saada. Ja siin tasapisi kokku tõmmates küsin võib-olla siis siia lõppus edasi, et mis sind iiklikult hoiab kõik, ütleme, nende pikkide aastate jooksul veel endiselt motiveerituna või miks sa tahad seda teha, mida sa teed? Ma ei tea, ega siin ei ole nagu mida. Pikk siuke filosoofiline küsimus. Siin ei ole nagu siukest jälle ühte vastust, et tegelikult
ma ei tea isegi, kas mul läheb 23. hooaeg või midagi niisugust treenerina, et korvpalliga seotud üle 40 aasta, 1 aasta olen ka Raplast eemal töötanud ja võib-olla see 1 aasta, mis mind Raplas ei olnudki, see aasta nagu, sellel aastal ma nagu saingi nagu lõplikult aru, et ma ei tahagi kuskil mujal tööd teha. No. Et tegelikult oli mul enne seda hooaega ju võimalusi tegelikult ka tunti huvi, et siitpoolt ja sealtpoolt, mitte küll nagu Eesti-Läti liiga tasemel ja ma olen ka seda öelnud välja, et mul ei ole seda motivatsiooni enam, et Eesti koondise peatreeneriks saada või mingit suurt mängu mängida, et omad mured ja omad probleemid ja kindlasti pigem ma olen motiveeritud rohkem sellest, et oma kogemusi ja teadmisi edasi anda siin Rapla noorematele treeneritele. Aga mis mind hoiab on, ma olen Raplas sündinud, ma olen Raplas kasvanud, ma olen Rapla eest mänginud, ma olen see on minu koht ja kogu moos, et ja kui tulla nagu mängu juurde, siis jälle ma arvan, kõik, kes on nagu treenerina töötanud ja nagu teavad seda tunnet või et võib-olla ma jätan need nagu nimed täna nagu nimetamata, aga igas selles grupis või igas selles võistkonnas peab olema miski või keegi või miski või mida iganes, kuidas me seda nimetame, kelle pärast seda tööd teed, et natuke kui me alustasime seda intervjuud sellega, et see olukord on kõik uus ka klubi mõttes, uus ka võistkonna mõttes, uus ka mängijate mõttes, uus ka minu jaoks, et see uus olukord ka natuke ikkagi motiveerib mind täna, et kuhu me selle asjaga välja läheme ja kindlasti ei ole nagu, ma ei tea, kas ma nüüd valmistan pettumuse kellelegi või ei valmista, et ei ole ainult nagu eesmärk kindlasti nagu võita või ei ole nagu eesmärk omaette nagu võita, kuigi sporti tehakse selle võidu mõtte või võidu tunde pärast, et ma tahaks eelkõige, et me teeks et me naudiks kogu seda protsessi nagu ka laiemalt, mitte ainult ka võistkonnana, vaid kogu klubina, et minu meelest jälle, ma ei tea, kas sa kirjutad alla või ei kirjuta sellele alla, sellele mõttele, olles ka siin klubis mitu aastat juba töötanud, Jaak kindlasti mitte, et mind natuke nagu hakkas suruma see tunne nagu viimastel aastatel, et kogu aeg on nagu sihuke võidukohustus või kogu aeg on nagu vaja olla nagu parimine, et see nagu hakkas nagu väsitama mind, et ma tahaks nagu selle nagu sihukese rõõmutunde või sihukese õnnelikkuse tunde siia Rapla korvpalli tagasi tuua see aasta, et me mängime kossu, et me oleme ka rõõmsad ja õnnelikud siis, kui me kaotame, et ja siia klubisse nagu tahetakse tulla ja siia tahavad tulla ka noormängid ja kas me jõuame sinna Eesti-Läti liigasse tagasi järgmine aasta, ülejärgmine aasta või 3 või 4 aasta pärast, minu jaoks võib-olla ei olegi nii oluline, et minu meelest me natukene nagu, me läksime nagu uitama selle tee pealt, selle viimaste aastate peale, et tahaks selle sihukese fun'i ja naudingu nagu tagasi tuua ja tahaks selle nagu publiku nagu veel lähemale tuua sellele võistkonnale ja kas see lõpeb meil nüüd see aasta 2. kohaga või 4. kohaga või 8. kohaga, minu meelest see ei olegi nagu nii oluline. Hästi öeldud. Tõmbamegi siis publikust ja sellest kogu meie kogukonnast rääkides võib-olla intervjuule joone alla. Mis see sinu sõnum oleks kogukonnale ja korvpallifännidele siis enne hooaja algust, et mis sa tahaksid neile öelda? No see ongi umbes see, millega ma lõpetasin, et ja sa ka küsisid mingis küsimuses, et selle surve kohta või selle presse kohta, jah, et ma saan aru, et mõnes mõttes nüüd vaadataksegi meile otsa, et ja tõmbasime Tom Kaldre emust ära ja Sven ja Marek, kes siin Jan Märten, Ratas ja kes siin on kõik Eesti-Läti liigat mänginud, et tulge ja näidake ja põrutage nüüd, et ma tahan ka nendele fännidele nagu öelda, et naudime seda nagu protsessina, naudime seda kogu seda mängu ja seda asja ja naudime neid niinimetatud neid mehi, kes nüüd nagu teevad seda korvpalli nagu oma lõbuks ja naudime neid noori mehi, kes nüüd nagu peaks see järgmine põlvkond olema ja proovime seda asja nagu kõik koos nagu vedada ja rõõmu tunda, et ärme süüdista üksteist, kui läheb halvasti ja naudime ja rõõmustame koos, kui meil läheb hästi ja järsku kuidagi, minu meelest hea näide on juba see, ma ei tea, kas info nüüd vastab tõele, et esimene mäng reedel ja lähme vist ühe suure bussiga, et fännid on bussi oodatud ja mitte küll vist väga palju neid, et meeskond peab ka ära mahtuma, aga see on juba esimene samm sellel teel, et võib-olla ka me saame nagu selles mõttes nagu fännidele lähemale minna, et
et miks mitte ka fännid nagu saavad nagu ka seda melu nagu lähemalt näha ja tunda ja ka küsimusi küsida mängijatelt otse ja võib-olla ka treenerilt otse, et võib-olla need fännid, nagu kuidas ma ütlen, need fännid, kes meil on nagu mega tublid olnud ja mega lojaalsed olnud kõik need aastad, aga nüüd neid kuidagi nagu veel nagu kaasata nagu rohkem kogu sellesse nagu protsessi, et ühesõnaga, ma ei tea, pikk jutt, sitt jutt või segane jutt või mida iganes, aga mul nagu see lõplik sõnum on see, et naudime seda hooaja nii palju suudame. Ja rahvas saali. Ja rahvas saali, ma arvan, nagu ka rahval on selles mõttes võib-olla harjumatu alguses, et ma usun, et te leiate, nagu ma kasutasin siin sõna, et mingi maalähedane romantika esiliiga kohta, et ma arvan, et te leiate selles esiliigas nagu omad nagu väärtused, võib-olla ta ongi isegi nagu sihuke lihtsam ja maakootum ja niisugune kodukootum või mida iganes, aga ma soovitan siiralt tulla ka seda esiliigat vaatama. Selge, suur tänu sulle, Indrek, ja lähme siis aga raginal sellele hooajale vastu ja hakkame kuskilt minema, vaatame, kui välja jõuame. Aitäh sulle!